Head vaatajad, armsad Kaarli koguduse liikmed või sõbrad. Käesoleval aastal siis on olukord selline, kus ma teen natukene teistmoodi koguduse aasta aruannet. Ja tavaliselt me oleme seda esitanud koguduse nõukogu koosolekul. Ja kuna nüüd ka koguduse nõukogu koosolek on meil ju Zoomi keskkonnas, siis ma ühel hetkel tabasin ennast mõttelt, et miks mitte teha koguduse aasta aruanne samuti siis nii-öelda interneti teel või siis veebipõhiselt, et kõigil on võimalus kas eelnevalt vaadata ja mitte ainult siis koguduse nõukogul, vaid miks mitte ka paljudel Kaarli koguduse liikmetel, aga ka sõpradel, huvitundjatel, et kõigil on võimalus kaasa lüüa. Natukene harjumatu see on, et niimoodi arvutiga kõneleda, aga aga eks me harjume kõigega ja võin öelda, et on see ka mulle selliseks heaks väljakutseks. Aga kui nüüd siis aasta 2020 juurde minna ja sellele tagasi vaadata, siis kindlasti me loomulikult peame ju rääkima sellest, et oli koroona-aasta ja, ja sisuliselt märtsikuusest võib ütelda, et kõik on teistmoodi meie elu töökorralduses, kui ta seni oli olnud. Ja loomulikult ka koguduse aasta aruannet ka kõik need mõtted, tunded meid ka saadavad. Ma vahepeal vaatan ka siin kõrval ekraanidele, kus mul mingid andmed ees on, et mitte väga eksida. Ma usun, et ka need teieni jõuavad mingisugustel hetkedel selles videos, mis ma salvestan, püüan need sinna hiljem lisada. Aga alustame siis sellest, et eriolukord, mis märtsikuuses kehtestas, jättis loomulikult ka meie jälje siis meie koguduse jumalateenistuslikku ellu, aga kindlasti ka koguduse liikmete ellu. Me pidasime oluliseks siis, kui eriolukord kehtestati, võib öelda, et ennem jaanuar-veebruar kulges meil ikkagi rütmipäraselt, nii nagu kõikidel varasematel aastatel. Meil toimusid jumalateenistused siis pühapäeviti, 2 jumalateenistust algusega kell 10 ja kell siis 12.30 ja siis esmaspäeviti kell 13 ja kolmapäeviti kell 17.30. Ja selliselt ka aasta algus jumalateenistuslikus elus nii-öelda kulgema läks. Aasta algus tavaliselt teiste talituste mõttes, välja arvatud matused, on tagasihoidlikum, ristimisi laulatusi ei ole, aga sinna märtsi lõppu, aprilli algusesse on meil ka tavaliselt planeeritud üks leeripüha, siis möödunud aastal võib ütelda, et juunikuuses meil siis toimusid mitu leeripüha tänu sellele, et ka see kevadel alustanud või talvel alustanud leerirühm tegelikult ju lõpetas alles oma kursuse või nende leeri õnnistamine jõudis nendeni alles juunikuuses. Ja nii võib ka öelda, et siis juba mitu korda mainitult märtsikuu oli see, mis meie elu siis teatud mõttes pea peale keeras. Aga ta keeras seda nagu mitmelt pidi. Alati võib öelda, et on palju, mis on negatiivset olnud, aga ma olen ka seda öelnud, et kui me vaatame lõpuks möödunud aastale sellises suures pildis peale, siis tegelikult ega meil ei ole olnud ju olemuslikult halb aasta, kas või seetõttu, et üha rohkem või veelgi rohkem sai tunda ja kogeda koguduse liikmete hoidmist. See hirm, mis ka tekkis meile laenu andnud pangal, et kuidas majandusraskustes kogudus võiks hakkama saada, siis tegelikult vaatamata sellele, et koguduse liikmeskond ju vähenes, ei vähenenud ta nii palju, kui oleks võinud oleneda, aga näiteks rahanumbri mõttes laekus liikmeannetusi 20 000 euro võrra rohkem, kui me kogudusena eelarves olime planeerinud, mis näitab seda, et koguduse liikmete selline hoidmine ka selle kriisi ajal oli väga-väga selge ja väga-väga märgatav.
ja nii me saamegi öelda, et siis liikmeannetajaid jäi meil eelmisel aastal siis 1725 juurde ja aasta varem siis oli neid 1776. Detsembrikuuses oli see numbriline liikmeannetajate arv veelgi suurem, see langus, aga aasta lõpus üleskutsed, meeldetuletused aitasid sellele kaasa, et see langus jäi märgatavalt väiksemaks. Kui mu mälu mind ei peta, siis detsembri alguses oli lausa nii-öelda see vahe kas -500, mis oli ikkagi väga märkimisväärne, kuigi jah, oli teada, et suur hulk inimesi teeb ka detsembrikuuses oma annetuse, aga seal mingisugusel vahepealsel perioodil, kus me ikkagi väga selgelt nägime ja tajusime seda, et inimesed on eemale jäänud, siis peale neid üleskutseid see number siiski läks nii-öelda paremaks. Ma ise vaikselt aasta alguses lootsin, et äkki on üle pika aja see esimene aasta, kus liikmeannetajate hulk tõuseb, aga kahjuks see viirus siiski ka sellele numbrile oma jälje jättis. Märtsikuusest siis mis muutus veel? Kolisime ju oma tegevuse suures osas ka internetti. Meil ei olnud veel väga palju tehnikat soetatud, üldse ei olnud tehnikat soetatud selle arvestusega, aga esimesena läksid meil internetti siis palvuseid, mida me hakkasime pidama inimestele iganädalaselt, samuti ka leeritunnid läksid internetipõhiseks ja kui nüüd vaadata meie YouTube'i kanalit ja võtta seal lahti kõik need videod, mis seal on, siis nende videode hulk on ikkagi märkimisväärne. Seal tänaseks päevaks on ka 3 leerikursust juba salvestatud moel üleval ja sellest on päris palju tagasisidet. Paljud inimesed, kes on ka ise leeris käinud, on neid vaadanud ja on märgata, et ka inimesed väljaspoolt, kes kogudusega seotud ei ole, siis kuidagi on neid videosid leidnud ja neid vaatamisi on päris palju. Samuti siis suuremate pühade teenistused, ülestõusmispühade eelnevalt palmipuude pühast alates, siis me ostsime sisse teenusena ka videoülekanded ja samaaegselt siis asusime ka planeerima juba seda võimalust, et meil ühel päeval oleks ka videoülekannete võimalus kirikus alaliselt olemas ja sügisest alates me võib öelda, et tegelikult ka kõiki jumalateenistusi me üle kanname. See on loonud ka selle võimaluse, et inimesed, kes ei saa näiteks osaleda mõnel talitusel, olgu ta siis kas või matus või ristimine või laulatus, siis ka tulevikus on seda võimalik just nimelt teenusena inimestele pakkuda üle interneti, et kes tahavad osaleda talitusel, aga mingil põhjusel ei saa, saavad seda vaadata kas siis järele või siis ka kodudest nii-öelda reaalajas, mis jällegi kindlasti sellist lisavõimalust juurde toob. Samuti võib öelda tunnustavad sõnad meie lastetööle, Kaarli kooli perele, sest juba ülestõusmispühade ajaks, Kristuse kannatusajaks salvestati erinevaid siis õpetlikke videoid, kas siis põrandapiltidena näiteks jõuluajaks, advendi ajal, mis anti välja, kuna ju laste töö kui selliselt oli keelatud, seda toimetada ei saanud, aga just ka kevadel ülestõusmispühad ja Kristuse kannatuse nädalal siis vajalikke materjale toodeti ja nende tootmine on ka jätkunud. Nii et nii Kaarli kooli kui koguduse lehekülje peal siis mitmeid õpetuslikke videoid ja õpetlikke videoid siis ka lastele toodeti. Nii et võib ütelda, et sellest ajast me oleme siis ka väga paljudes asjades kolinud siis veebiruumi ja ma loodan, et see ka väga aitab kaasa koguduse nii-öelda tegemistele ka tulevikus. Samuti, mis samuti on võib-olla vale öelda, aga on mõnikord ka esitatud neid kõhklusid ja kahtlusid, et kas veeb ei asenda mitte kirikut, siis siin Kaarli koguduses me oleme eriliselt ka leeriõpetuses rõhutanud, et on asju, mida me saame teha kodus, kuulata jutlust, ka palvetada saab ise,
pühakirja lugeda, aga näiteks see osadus, mis meil tekib, kui me vendade-õdedega ühes ruumis koos oleme, koos patutunnistuspalvet loeme, koos usutunnistust loeme, koos ka armulava pühitsemises osaleme, armulavast osa saame, siis need koos hetkeid, neid kindlasti video ei asenda ja sellest tulenevalt see osa kindlasti jääb tulevikus samamoodi ka oluliseks, nii et kui me kogudust sellisel moel kasvatame, et on asju, mida ei saa kodus teha ja toimetada, siis see osalemine on kindlasti tulevikus nii-öelda kirikus esmane ja lihtsalt video annab selle võimaluse, et kas midagi järele kuulata, järele vaadata, võib-olla need eestpalved, mis on kõlanud, ei jäänud kohe meelde, on alati võimalus ka kodus need lahti võtta, veel kord nende eestpalve soovidega ühineda, neid läbi palvetada, mida me oleme ka päris palju hakanud viimastel aegadel ka propageerima, et eestpalve ei ole mitte ainult pühapäevane tegevus, vaid on iga ristinimesele hea kaasa võtta ka oma õhtupalvetesse ja keerulisemad, raskemad teemad veel kindlasti ka nädala sees väärivad meie kaasalöömist nende eest palvetamisel. Talituste puhul, kui nüüd järgmise sellise punkti juurde minna, siis talituste puhul kindlasti ja ka teenistuste puhul ju märgi jättis seesama viirus, paljud teenistused jäid pidamata ja ka loomulikult ka teenistuste külastatavus tegelikult vähenes. Kui meil oli aastal 2019 keskmine külastatavus kirikus 180 inimest, siis möödunud aastal jäi see keskmine külastatavus 115 juurde ja seda oli ka näha pärast seda, kui kirikud uuesti tegutsema said hakata, siis ka inimesi, kes kirikus jumalateenistusel käis, oli praktiliselt poole vähem kui seda varasemal ajal ja rääkimata siis jõuluajast, kus siis jõuluõhtul meil tavaliselt kogunes jumalateenistusele suurusjärgus 3000 inimest erinevatele teenistustele, siis möödunud aasta jõuluajal külastas kirikut suurusjärgus 500 inimest. Ja kogu kiriku külastatuse arv vähenes siis sisuliselt poole võrra, kui meil 2019. aastal käis kirikus umbes 70 000 inimest, siis möödunud aastal oli see number 30 500, sellise suurusjärguna. Talituste tagasilöök kindlasti laulatused vähenes 10 võrra, mitmeid laulatusi lükati edasi, jäeti ka ära, lükati nii-öelda teadmata tulevikku. 2019 oli meil 29 laulatust, möödunud aastal 19. Samuti võiks ütelda, et ristimine vähenes, ristiti 2019. aastal 153 inimest, 2020 127 ja see peamine langus oli siis laste ristimise arvelt. Laste ristimiste hulk vähenes poole võrra, kuskil 70-lt 35-le. Nii et see numbri vähenemine on suures osas sellest tingitud, sest vaatamata keerulisele aastale oli meil leerilapsi rohkem kui 2019. aastal, siis oli 121 leerilast, 2020 käis leeris 133. Vähenes ka matuseid, aga seda mitte siis väga palju, vaid matuseid jäi vähemaks 5 võrra. See tähendab, et maeti eelmisel aastal siis 117 inimest. Nii et loomulikult oma jälje siis ka see viirus jättis. Kindlasti, mida ma tahaksin eriliselt välja tuua möödunud aastast, on see, et me hakkasime oktoobrikuust alates pidama neljapäeva hommikul missat algusega 7:45 ja kui esimesel korral oli meid kokku 3, kes sellel teenistusel osalesid hommikul vara ja on ka olnud, kus me oleme kahekesti olnud, mina ja siis üks kirikuline juures, aga viimastel aegadel on see number olnud seal 6-10 inimese juures, kes siis neljapäeva hommikuti missal käivad. Ja jumalateenistusi peeti tegelikult tänu nendele erinevatele teenistustele siis natukene rohkem kui aasta varem, kui see number suurusjärgus, ma nüüd
tõesti kohe ja kiiresti ei leia seda, aga paarkümmend teenistust peeti rohkem kui aasta varem. Armulaualiste osakaal kindlasti vähenes, sellepärast et kuna oli ka teenistustel võimalus vähem käia, siis 2019 käis no ütleme 9600 inimest armulaual, siis 2020 6700 see armulaualiste hulk jäi. Kui nüüd siit edasi minna, siis loomulikult üldistest tegevustest lastetööst sai natukene rääkida, lastetöö kolis teatud asjadega nii-öelda internetti, sügisesel perioodil sai ka kirikukool uuesti alustada ja kirikukool ka oma tegevust siis veebis päris palju ka näitas jõuluajal, aga sügisel ennem veel, kui suleti huvitegevus, siis saadi ka rühmades kokku. Peetud said ka planeeritud lastelaagrid, suvine laager küll lükkus edasi, aga oli väga lasterohke ja Vodjal see toimus ja sel aastal või siis juba eelmine aasta võib öelda, et ka tänu COVID kriisiabi meetmele sai ka meie lastelaager teatud toetust laagri läbiviimiseks. Nii et selles mõttes kindlasti väga ka keerulistes oludes sai päris palju asju ära tehtud. Loomulikult sattus muusika alla ka koguduse muusikatöö, sest koori laulmine oli problemaatiline ja ka proovisid ei saanud pidada kevadel, suveks teatud koorid siiski teatud tegevusi tegid, ka väljasõitusid, kooriharjutusi kevad-suvel toimus ja sügisel ka suure entusiasmiga taheti pääle hakata, aga nagu me teame, siis viiruse näitajate numbrite tõusuga siis ka koori laulmine sattus nii-öelda piirangusse, ehk siis tegelikult võib öelda, et koorid on, ütleme, oma tegevuse mõttes ehk praegu kõige rohkem olnud löögi all tänu sellele, et see koorilaul on selline suurendatud riskifaktoriga. Ka diakooniatöö pidi oma tegevust ümber korraldama, aga see kõik on vastavalt siis oludele on seda saanud muuta, ümber kujundada ja vastavalt siis ka võib-olla mõned asjad on teiste töövormidena leidnud rohkem praktiseerimist, nii näiteks helistamine eakamatele inimestele, küsimine, kuidas nendel läheb, kuidas nad hakkama saavad, samuti ka siis just selline suhtlus väljaspool selliseid tavapäraseid kogunemisi on olnud selline igapäevane ja tavaline. Muusikaõhtuid sai osaliselt pidada, samuti siis jällegi piiratult ja tänu sellele ka muusikaõhtutel osalejate arv oli märksa väiksem nii kirikusaalis, aga kindlasti ka ütleme selline rahvusvahelisem seltskond ei pääsenud siia Eestisse esinema just seetõttu, et olid seatud erinevad piirangud. Samuti ka üldkiriklikud ettevõtmised muusikatöös jäid ära. Koguduse lasteaed põhikool toimetas vägagi aktiivselt, nii palju kui siis võimalust oli. Kevadel seatud piirangud aitasid kaasa sellele, et Kaarli koolimaja sai kiirendatud korras valmis ehitatud. Kogudus ka selleks omapoolseid materiaalseid vahendeid lisaeelarve kaudu eraldas ja see aitas kaasa selleks, et siis meie ettevõtmised, meie toimetamised koolimajas said sisuliselt lõpule viidud. Kindlasti jättis sellise negatiivse jälje kriisist tulenevalt kooliellu see, et lasteaias mõned lapsevanemad seoses majanduslike raskustega ei saanud enam lasteaias edasi käia, tehti ka soodusõppemaksusid võib-olla rohkem, kui seda eelarve oleks võimaldanud, aga püüdsime ka nendes tingimustes tulla vastu lapsevanematele ja samuti ka koolipere keskel teatud sellist nagu õppemaksu soodustust on küsitud. Aga
rõõmsamalt siis sügise poole tagasi vaadata, siis 24. septembril õnnistas siis peapiiskop Urmas Viilmaga koolimaja ja selle juurdeehituse ning sellest tulenevalt me võime ütelda, et koolimaja kui selline on suures osas valmis, noh, nipet-näpet ikka on vaja teha, aga suuremas osas ta tehtud on. Ja nagu eelpool sai pikalt räägitud, siis väga palju asju on kandunud meil üle veebi, samuti vaatamata keerulisele ajale siiski ilmus meie ajakiri Sulane 2 korral, samuti iganädalaselt või vabandust, igakuuliselt siis ka meie igakuine infokiri Sõnad ja teod on olnud inimestele kättesaadav. Ja eelmise aasta lõppu korraks siis vaadata võime öelda, et kindlasti oluline oli meie koguduse aastapäeva tähistamise algus, me seda aastat ikkagi ka nimetame juubeliaastaks, mil me tähistame siis koguduse 350. ja kiriku 150. aastapäeva ja sellest tulenevalt siis ka võime öelda, et sai loodud uus muusikateos Laudamus Mart Siimeri poolt spetsiaalselt selle jaoks kirjutatud ja ilmus ka siis meie vaimulike nii-öelda ühine jutluste kogu, kus on siis kokku kogutud Kaarli kogudus teeninud vaimulikke jutluseid ja see raamat samuti siis sai ilmunud, nii et see on kindlasti üks märgilise tähendusega ka siin meie koguduse elus. Nii et kui seda möödunud aastat peaks kokku võtma ja võib-olla ka pilgu pöörama sellesse alanud aastasse, siis me saame öelda, et jah, oli väga keeruline aasta selles mõttes, et palju asju tuli ümber harjuda ja teistmoodi võib-olla ka mõtlema hakata, aga mul on hästi hea meel, et koguduse liikmed on alati olnud toeks, nii nagu ka eelpool mainitud see majanduslik pool, et kui teenistustest jäid annetused nii-öelda saamata, laekumata, siis liikmeannetuste osakaal suuris, liikmeannetuste osakaal seda nii-öelda vähendas, ehk siis ütleme majanduslikus mõttes sealt suurt tagasilööki ei olnud, samuti ka annetused kooli tegevuseks olid ootamatult suured, mis andsid võimaluse ka mitmeid ehitusi ära lõpetada, nii et võiks ütelda, et kõlab kentsakalt, ma tean, aga majanduslikult oli eelmine aasta selles mõttes vägagi hea aasta. Samuti ka sisulises mõttes need kardetud tagasilöögid jäid väiksemaks, olgu ta siis talituste osas, aga ka jumalateenistuste osas inimeste arv vähenes ja kas see kõik taastub, kuidas taastub, mismoodi taastub, siis see on kindlasti küsimus, millele me saame vastata järgmise või siis nüüd juba selle aasta lõpus või siis järgmise aasta alguses, kui jällegi neid tagasivaateid tehakse. Alanud aasta on kindlasti väljakutsete aasta, kas ka majanduslikus mõttes ja ka sisulises mõttes, mis see kaasa toob. Näiteks seniajani ei ole ühtegi last veel ristitud, on ainult üks laulatus olnud, aasta algus ka matusetalituste osas oli väga-väga väikene, aga nii nagu elu on õpetanud ja näidanud, ega see liigne muretsemine ju ei aita, sest me peame usaldama ja lootma Issanda pääle ja elu on õpetanud ja näidanud ka siin koguduses tegutsedes, et see usaldus Jumalale ja tema juhtimisele, mida rohkem me seda märkame ja seda ka mitte ainult endale, vaid ka kõigile koguduse liikmetele teadvustame, siis seda selgem ja ühtsem on ka kogudus ja need ettevõtmised, mis on Jumala poolt hääks kiidetud, siis on ka alati õnnestunud ja me oleme saanud siin tegutseda ja sellise optimismiga ma kindlasti ka alanud aastale peale vaatan. Nii et väike kokkuvõte siis sellest aastast 2020 on siin edasi antud.